Tere õhtust, armsad juubilarid, kallid sõbrad ja head külalised. Täna koguneme Lihula kultuurimaja lavale, et taas elustada laulu- ja tantsulugu, meie enda kogukonna südamelugu, mis on kantud lauludest, tantsudest ja inimestest, kes on seda kultuuripilti aastaid loonud ja hoidnud. Täna on Lihula kultuurimaja lava täis nii värsket rõõmu kui ka väärikaid aastanumbreid. Mõni rühm on nii kaua laulnud ja tantsinud, et ilmselt näevad nad juba sõnu ja samme unes ka. Täna tähistame meie kallite rühmade väärikaid juubeleid ning anname au nende pühendumisele, rõõmule ja ühisele hingamisele. On suur rõõm teiega täna seda õhtut jagada. Õhtut, mis on täis kaunist laulu, meeleolukaid tantse, mälestusi ja väikeseid üllatusi. Koos on rõõm suurem. Tere tulemast tähistama! Tere õhtust teile kõigile ja kaunist varakevadist õhtupoolikut. Kui annaks nüüd õige kevadele laulu ja tantsuga hoo sisse, et küll siis see meri sellest jääst vabaneb ja varsti saame kõik õieilu nautida. Tänast juubilaride kontserti alustab hobikoor Ei või olla. Olen üsna kindel, et paljud teist teavad ja on kogenud seda, et ajutised või siis ühekordsed asjad ja ettevõtmised, need jäävad tegelikult hoopis pikemalt püsima. Nii juhtus ka hobikooriga Ei või olla. See mõnus seltskond, kelle siis ühel hetkel kokku pani ja seda ainult üheks kontsertreisiks Soome. Aga sellest ühekordsest kontserdist, sellest ühekordsest kokkusaamisest on saanud tervelt 15 tegusat aastat. Tänaseks oleme laulnud ja rõõmustanud kuulajaid Eesti erinevates paikades, aga ka paljudes välisriikides. Meil on tegelikult täna veel üks juubel, mitte ainult see 15, vaid meie tänane kontsert on nimelt 130. See on ainult natukene vähem kui 10 kontserti aastas. Ühe mitteprofessionaalse koori kohta on minu arvates seda ikka üsna palju. Aga aitab hiietamisest. Me alustame tänast esinemist lauludega, mis tunduvad olevat publiku lemmikud, sest need on alati saanud hästi tugeva aplausi osaliseks. Ja nendeks 2 lauluks, mis siis tundub publiku lemmikud olevat, on Võta mind lehtede varju ja Ei ole veel ma selle seas. Ent aastate jooksul oleme me õppinud hästi paljude erinevate autorite laule. Kokku on neid pea 100 saanud. Tõsi, kõik pole päris esinemiskõlbulikuks veel saanud, aga me jõuame veel. Heliloojatest on aga enim kõlanud Raimond Valgre loomingut. Ka tänaseks kontserdiks õppisime ühe imekauni Valgre laulu, milleks on Veel viivuks jää. Nagu öeldud sai, ei esine me ainult kodukandi rahvale, vaid käime palju ka mujal laulurõõmu jagamas. Muhu ja Saaremaa on meid alati lahkesti vastu võtnud ja seda lausa mitmel korral. Ka järgmisel nädalal viib tee meid just sinna. Me oleme tähele pannud, et nendele meeldib eriti üks lugu ja see lugu on Rannakolhoosis, mida ka teie täna kuulete. Ja me lõpetame täna oma esinemise Lustaka lauluga, mis juhib hästi sisse just nimelt tänase kontserdi järgmised esinejad, Midlimandi tantsijad. Viimasena kõlab siis meie esituses Paunvere polka. Head kuulamist!
Miidli-Madli aeg. Miidli-Madli on koos tantsinud 25 aastat ja selle aja jooksul on meid ühendanud rõõm liikumisest, armastus rahvatantsu vastu ja eelkõige hea seltskond, räägivad nad. Oleme sammu haaval kasvanud ühtehoidvaks rühmaks, kelle jaoks tantsimine on palju enamat kui lihtsalt hobi. Meie suur kummardus ja tänu esimesele juhendajale ja rühma loojale Astridile, kes rahvatantsu maailma pühendas ning kelle käe all esimesed tantsusammud selgeks said. Viimased aastad on meie rühma juhendanud Erika, kelle pühendumus ja rõõmus meel on hoidnud Miidli-Madli tantsud elavana ja sammud kindlana. Igatahes on nende aastate jooksul läbitud päris palju kilomeetreid tantsides, rääkimata ajast. Oleme osalenud mitmetel üldlaulupidudel, maakondlikel tantsupidudel, sinna vahele veel arvukaid esinemisi nii kodus kui ka kaugemal. Olgu need ülesastumised suurematel staadionitel, laval, murul, kus iganes tants meid viib. Igal esimesel esinemisel on oma nägu ja mälestus, mida südames kanda. Nüüd on aeg tantsuks. Ettekandele tulevad Kertu Alvre Tantsime taas, Sille Kapper-Tiisler Naistega, Elo Unt Unelus ja Selija Mani Kahuralli Polka ja Liia Leesi Vöötants.
silmad petvad mind. Mamma tütar olen ma, poisid mind küll petta ei saa. Mamma tütar olen ma, poisid mind küll petta ei saa. Üks tõeliselt väärika looga kollektiiv, nimelt Lihula naiskoor Leelo. Lugu algas juba 1945. aasta märtsis, kui pärast sõjaaega otsustasid Lihula naised, et kui maailm on keeruline, siis laul aitab. Ja aitab siiani. Aastate jooksul on koor küll paaril korral ajutiselt segadusse aetud, lausa segakooriks reorganiseeritud. Kuid naiste tungival soovil on Leelo ikka ja jälle naiskoorina tagasi tulnud. Sellest võib järeldada, et Lihula naiste laululust seda ei murra ei ajalugu ega igasugused ametlikud korraldused. 80 tegutsemisaasta jooksul on Leelot juhatanud dirigendid Silva Purga, Vaike Ihermann, Õie Liiv ning tänased dirigendid Ülle Tammearu ja Ave-Pia Rohtla. Igaüks neist on jätnud koorile oma näo ja oma kõla. On olnud aegu, mil koori kroonikas on kirjutatud lausa sellised read: täielik ebaõnn. Aga just see siiras enesekriitika on aidanud edasi kasvada. Ja edasi on mindud suurtele laulupidudele, maakondlikele laulupäevadele, kodukandi tähtsündmustele ja kontsertreisidega ka välismaale. Osa on võetud Vabarahva laulust ja Otepää talvelaulupeost, Soome laulupeost ning Uku ja Vanemuise laulelusest. Mõõtu on võetud ETV telesaates Suvenaabrid ja edukalt võisteldud naiskooride võistulaumistel. Leelo on olnud Lihula kultuurielu lahutamatu osa. Siin on lauldud Vabadussamba taasavamisel, kirikukontsertidel, juubeliõhtutel, filmifestivali avamisel ja suvistel üritustel. On tehtud koostööd paljude teiste kollektiividega, näiteks meeskooride ja tantsurühmade ja isegi puhkpilliorkestriga. Leelo on jaganud laulurõõmu ka Eestist kaugemal, näiteks on käidud Austrias, Slovakkias, Makedoonias, Ungaris, Valgevenes, Poolas, Soomes, Rootsis, Norras ja loomulikult ka Lätis ja Leedus. Kõikjal on võrdset imetlust saadud nii oma ilusate rahvariiete kui ka kaunite laulude eest. Ja kui Lihula naised juba laulu üles võtavad, no siis võetakse neid vastu küll sooja aplausi ja avatud südamega. Eriti siis, kui kõlab ka mõni laul kohalikus keeles, sest laul ju ühendab. Tänaseks on Leelo umbes 40-liikmeline kollektiiv ja ühendab lauljaid nii Lääneranna enda vallast kui ka Lääne-Nigula vallast ja ka Haapsalust ja Pärnust. Rõõmustav on seegi, et koorist on tuule tiibadesse saanud mitmed lauljad, kes oma edasise ameti on samuti muusikaga sidunud. Naiskooris lauldakse perekondade ja põlvkondade kaupa ja see tähendab, et traditsioon elab ja kasvab. On olnud raskemaid ja kergemaid aegu. Hiljutine koroonaaeg oma suletusega, lauljate ja dirigentide haigestumised, keeruline repertuaar ja hetked, mil mõni laul tundus ikka liiga raske ühe väikese maakoori jaoks. Aga siiani on Leelo vastu pidanud, sest kui Leelo naised otsustavad laulda, siis nad laulavad. Ja mitte niisama, vaid suure südamega. Head kuulajad, palun võtke soojalt vastu Lihula naiskoor Leelo. Me alustame oma esinemist lauluga Ave Maria. Paljud heliloojad on viisistanud seda Neitsi Maarja poole hüütavat palvet. Tänaseks valisime me Hans Nüübergi variandi. Teisena kõlab
Kadri Voorandi ja Kristiina Ehini loodud imeline laul Sina oled kullatera. Kristiina on ise öelnud: Sina oled kullatera laulu sõnad sündisid soovist tugevdada seda maailma vägevamat ja samas hapramat sidet, emade ja tütarde läbisaamist. Kuidas saab tütar julgustada ema ja kuidas saab ema toetada tütart? Kuidas näidata välja, et teise hea käekäik on sulle tähtis siin linnutee tiival? Alustada saame kas või ühes laulmisest, mõeldes sellele pikale naiste rivile, kes on meie ees käinud ja neile, kes tulevad peale meid. Nii tekib vereväel juurde jõudu, julgust, hoolimist ja ühtekuuluvustunnet. Nii ütles siis Kristiina Ehini ise oma loodud sõnade kohta. Vanade lugude vestmine ja laulude laulmine on tänaseks jõudnud meieni ikka emade ja vanaemade suu läbi. Nii on ka Anna Haava seatud sõnad kaunistamas üht rahvalikku viisi ja sellest on saanud laul Järv leegi pehapaiste. Leelo lõpetab Räpina kihelkonnast pärit rahvalauluga ja annab hea hoo sisse Kirivöö kergejalgsetele tantsijatele. Viimaseks kõlab meie esituses Näio hääl.
kannel lükkas. Ette ütel vilja lükkas. Kahta ütel kannel lükkas, kannel lükkas. Et nüüd kõik ausalt ära rääkida. Umbes täpselt 16 aastat tagasi sündis Metsküla algkooli õpetajate toas üks natuke pöörane idee. Mis oleks, kui teeks täitsa uue rahvatantsurühma, et pääseda kooli noorte tantsu peale. Esialgne naisrühma plaan muutus kiirelt veel pöörasemaks. Mõtteks luua hoopis segarühm. Nii registreeritigi märtsis 2010 kooli noorte tantsu peale Lihula valla õpetajate segarühm Lustakad pardijalakesed. Selleks hetkeks oli rühma nimekirjas 3 naistantsijat ning põhimõtteliselt jah-sõna potentsiaalselt 2 meestantsijat. Rühma esimene kokkusaamine toimus 8. septembril 2010. Uskuge või mitte, kohale tuligi 8 paari. Nagu olema peab. Ning ka inimene, kes oli valmis seda diletantide kampa juhendama. Esimene õpetaja Varje tegi kohe samal päeval selgeks, et sellise nimega rühma ei ole ta nõus juhendama. Ja oli selge, et läbirääkimisteks siin ruumi ei ole. Ega keegi ei hakanud vaidlema ka ja mõned kuud hiljem saigi lustakatest pardijalakestest kirivöö. Trennid hakkasid toimuma 2 korda nädalas, kogu see esmapilgul hullumeelne afäär päädis 10 kuud hiljem esinemisega kooli noorte tantsupeol. Wow! Et kirjuvöö ka edaspidi väga ilus ja konkurentsivõimeline oleks, oli vaja rühmale oma rahvariideid. Liiderprojekti toel valmistasid tüdrukud endale ise seelikud, põlled, pottmütsid ja muidugi ka kirivööd. Kõiki neid kantakse uhkusega tänaseni. Peagi saime endale uue juhendaja. Armas Eerika on olnud meiega juba üle 10 aasta. Aitäh sulle, Eerika! Metsküla kooliga on nüüd seotud tänaseni. Tantsivad vilistlased, praegused endised õpetajad ning lapsevanemad. Meie rühmal on kokku 22 last, kellest 15 on õppinud või õpib praegu Metsküla koolis. Alates rühma loomisest on kirivööl igal aastal esinenud 24. veebruaril Metsküla rahvamajas Eesti Vabariigi sünnipäevapeol. Kindlasti olete käinud ka seal. Kõik need aastad on rühmas vastu pidanud 4 tantsijat. 15 aasta jooksul oleme esinenud igat sorti pidudel, nii suurtel kui väikestel. Selleks oleme õppinud lugematul hulgal tantse, nii et varbad villis, aga tantsulusti see ju ei vähenda. Ikka rõõmsal meelel edasi. Nüüd ongi aeg tantsida. Roland Landingu Liigutage vastu, Ingrid Jasmini Akseli polka, Kätrin Järvise Tantsulugu rättidega, Mait Tagu Kodus olemise tants ja Hullailil Mengeli ja Roland Landingu Two-Step.
tundub, kui kõigini kandub, kui sõber mõtles, et on pätti, läheb samamoodi Lätti, muidu põleb poole, kui pilised ei ole, kui teine sõber Kuressaares, naine läinud Venemaale, kellele ta andub, kui Saaremaal lukku pandud, kui aga võiks vanamoodi näha üle mere moodi, võta ratta Lätti, kui võta ratas läbi Lätti, kui aga Lätist kui ei ole pidevalt emotsioone, kuhu mind on veetud, kui piiri peal tõmbab Leedu, kui Leedumaa peal kannan ette, tšau naisse, jalad vette, vesi kui ei voola, tuleb Poola, kui Poolamaa on pandud, lukku oli pandud ja piirangid on Poolas, kui tulge nüüd Poolas, kui puuse kõrvale ja suud suure hingake ja kõhu vastu, kui liigutage vastu, kui puuse kõrvale ja suud suure hingake ja kõhu vastu, kui liigutage vastu, kui õlgõla kõrvale ja väike jalga tõmba peale, käsi veidi silma vastu, kui liigutage vastu, kui õlgõla kõrvale ja väike jalga tõmba peale, käsi veidi silma vastu, kui liigutage vastu, kui sus oli ära maaga, igaüks oma kalli maaga ja ees on veel ilma, ai puru talle silma, sus oli ära maaga, igaüks oma kalli maaga ja ees on veel ilma, ai puru talle silma.
Tahaksin kodus olla, kui jõunapuu tõitsevad ja nende roosakad õivad juukseid ehivad ja nende roosakad õivad juukseid ehivad. Ma tahaksin ka, kui ta selleks kollenda. Kodus olla, kui lumelain kaotan maa ja puuskede ärmatan koksa, kuupaistel hiilgavad. Puuskese kauni käbinega härmas oksas, kuupaistel hiilgavad. Come on.
Nüüd meie väike üllatus, mida ma ennist siin rääkisin. Palume lavale Vigala meeskoorikese. Tegelikult on nii, et Eelike täpselt ei teadnud, mis ta meie kohta ütleb. Teie ees ei ole Vigala meeskoorikene. Teie ees on Vigala meesansambel Pop. Aga arvaks, see Pop ei ole mingisugune lihtsalt sõna. See tähendab väga tähtsat sõnumit edastab. Need on Püha Olavi patused pojad. Ülle mulle helistas, et tulge siis ka laulge ja et noh, teil ei ole nii kusagil esindada, et tulge siis meile siia ja ma mõtlesin, et kunagi, ikka mitukümmend aastat tagasi me käisime, ütleme natuke teise pundiga, aga mind on alati kutsutud kaasa igal pool reisidel ja nüüd ei ole aastaid enam must välja tehtud. Nüüd ma saan aru küll, miks Ülle seda tegi, nimelt ta tahtis 2 mul meeslauljat omale saada. Nüüd on ta seda saanud ja igaveseks mind tunnus. Kui me vaatame seda suurt numbrit seal ja sai siis see tantsurühm 10 või 15 või 80 lauluorganisatsioon, eks nad kõik igatsevad seda noorust taga ja me laulame esiteks ühe Soome rahvaviisi, mis kannab pealkirja Kui noored. Tähendab nemad. Siis kui me olime veel noored ja uljad, 10 küla uhkema, tantsutada meid ei suutnud ohjad ja väljad, olime poisid vahvama. Tüdrukused usematud tosinate viisi, pidusid sai peetud lärmakaid, kõige ilusamad neiud ei näinudki teisi, meie kaitsu jooksma oli tormakad, aga kõige rohkem tüdrukutel meele järgi oli meie naaberkana Sanderi Simmeri, kavalata punus neile armu pärgi meelitas. Me meelitasime kas nagu naaberküla poistel tuli tamblusel, siis kalises igani palju kõmmadikom ja materdati nii, et iksikülmes kus oli Sanderi meie poiste kambajum, Sanderi meie poiste kambajum, kambajum, kambajum. Olid teada meile külas kõik need aiad ja väravad, uksed lahti tehti alati, suveõhtul tüdrukute kilped ei vaiki, päeval aga kõike saadiksid, kui laupäeva neil oli särtsuima siimas, pihad olid raadeks ropsid, siis tüdruklubi oli hommikuni peos, aga õhtul sai jälle uksed loppitud ja vennimeestest polnud meil ju kunagi uus, ise seda kunsti tundsime, üle kogu kihelkonna käis meie kuulsus, sõrmedele valuvaid andsime ja üheliga ja iskale rääkida lugeda ja nõuga ja õuduse heideti, siis akna käisin ja kõrval lapsed lagedad ja muud välja nende üle heideti, 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 ikka tõusid saunalaud järgmine, nii et roosad näkkid oi väikusid, põõsastest me kõrgasime, siis rikkad kütkasid, sai külamäel tehtud muudki nalja, kes enam kõike mäletab, aga tantsutame meid ei suutnud ohjad ei valja, olime üle küla vahvamad. Meie Eestimaal on väga palju neid niinimetatud heliloojaid, kes arvavad endast üle palju ja kes kirjutavad oma arvates väga suuri šedöövreid. Et täna õhtul te kuulete ka ühte neist ja selle autor on Jaan Tätte Juunior, kes siis nimetab ennast meister Jaaniks. Et kindlasti ta mõnel alal on meister ka. Aga laul on Taskupõhja pudi. Mul on taskus maapoisi taskupõhja pudi, maapoisi taskupõhja
ja pudi. Heinapered männi okkad puid. Kõige rohkem on seal siiski kalakaukaid. Maapoisi taskupõhja pudi. Maapoisi taskupõhja pudi. Heinapered männi okkad puid. Kõige rohkem on seal siiski kalakaukaid. Maapoisi taskupõhja pudi. Maapoisi taskupõhja pudi. Heinapered männi okkad puid. Kõige rohkem on seal siiski kalakaukaid. ja siia kandnud pärituul. Me Munakivi tänaval teid lahkuse eest tänavad. On tarkustarviline tee, toob otse koolist peole. Me mitut sorti verega ja suure rõõmsa perega. Meiega on soojad ilmad, laaned, kuplid, järvesilmad. Seisavad sirgelt teie ees üks kaunis neid ja uhke mees. Üle ookeani, mere, sajas keeles kõlab tere. Mehed, härrad, poisid, peiud, naised, tüdrukud ja neiud. Tervitame tulijaid, isemoodi ujedaid ja omamoodi uljaid ühes ujujaid. Ah, kui kaunis vaadata piduliste ridu, jätkub ise oma enda inimeste pidu. Ise oma vaatega, ise oma aatega, ise oma hobusega, ise oma lõkkega, ise oma naljaga, ise oma kaljaga, ise oma vankri ees, ise oma sõidu ees, ise oma tujuga, ise oma kujuga, ise oma maailmaga, ise oma.
armsad külalised, juubilarid on laval ja näevad välja, nagu nad oleksid seda hetke oodanud vähemalt paarkümmend aastakümmet või isegi 135 aastat kokku. Kui keegi soovib neid õnnitleda, kallistada või lilledega üle kuhjata, siis on just praegu kõige õigem hetk seda teha. Palun. Austatud jubilarid, tantsijad, lauljad, et see soojus, rõõm ja lust, mis siin laval oli, seda jätkub kindlasti nii järgnevateks nädalateks ja kevad tuleb kiiresti, kui ma loodan, et veel pikemaks ajaks. Ja ma ei olnud saalis vast ainus, kes mõtles, et kui me enda juubeli ka nii kergejookselt jõuaks tantsida ja rõõmsalt saada, kui teie seda teete, siis on küll elus midagi hästi. Aga mõtlesin, et ma jagan ka ühte lugu. Üle nädala tagasi olin mitmepäevasel kriisikoolituse õppusel, kus tänapäeval ikka käiakse ja omavalitsuse juhina oli sinna kutsutud. Ja räägiti generaatoritest, varjumiskohtadest ja kõigest sellest olulisest, millele tänasel päeval mõelda tuleb. Kuid üks omavalitsuse juht tõusis püsti ja ütles, et kõige olulisem on kultuur. Kui vallas on kultuurielu aktiivne, kui on tantsurühmad, laulukoorid, lauluansamblid, siis saab igast kriisist üle. Ja seda oli rõõm kuulda, sest ma usun seda sama. Me näeme, kas iga 5 või isegi tihedamini koolinoorte pidu, kuidas üleriigiliselt me koos või väga paljud, kes siis laulukaarel või laulukaare ees või televiisorite taga, tunneme, et me suudame üheskoos väga palju. Ma arvan, kohalikul tasandil tunneme seda iga kuiselt, iga nädalaselt, iga päevaselt. Ja koos tegemise rõõm, see ühise asja ajamine, see on kõige parem kriisikindluse tagajärg. Ta pakub ka teile väga palju, ta pakub neile, kes saavad seda saalis jälgida, kaasa elada. Aitäh teile selle eest. Toovin ma pikka jubilarile pikka iga, mõni on 80, mõni noorem, jõudke järgi, mööda, või mingi kõik koos, me saame varsti, peast arutama, mida see 200 juubel siis on. Et rõõmsat koos tegemise rõõmu, rõõmsat kultuuri nautimist ja rõõmustage meid nende tantsuste ja laulude ikka ja jälle. Kui tantsust laulust rõõmu ei saa, siis teinekord aitab ka väike šokolaadikom, siis Lääneranna valla poolt. Tänan teid ja kingin igale kollektiivile ühe väikse hommikuarvi, mida siis omavahel sõbralikult jagada. Aitäh teile! Nautida
teie sünnipäeva õnnitlused ja ta soovib teile edaspidisteks aastateks ikka seda laulusti ja tantsurusti, sest kahjuks haiguseks Eesti Rahvakultuuri Keskus tänab, et te olete nii palju aastaid tegelenud lauluga ja tantsuga ja hoidmisena meie ilusat ja uhket lapsukultuuri. Aitäh Rahvakultuuri Keskuse kool. Hobikool ei või olla. Eesti Rahvakultuuri Keskus tänab segarahvatanturi Jüri Vees. Eesti Rahvakultuuri Keskuse tänukiri naisrahvatanturi Milli Madi.
armsad rahvakultuuri hoidjad. Kõigepealt suur aitäh väga ilusa kontserdi eest. Väga südamesse läks, tõesti. Ja ma tahan öelda, et alati tuleks teid hoida. Eriti neid juhendajaid, kes tunde ei loe ja alati on valmis lisatunde tegema. Ma tean seda. Ja me oleme ju kõik tuttavad seal Kõmsi rahvamaja lavalaudadel ja kohtume ikkagi jälle ja jälle. Ja ma väga tänan, et peagi me näeme ju rahvatantsupäeval. Suur aitäh! Ma tahaks öelda Erika. Armsad jubilarid, oli tõesti väga tore kontsert. Minu suur kummardus ja lugupidamine selle eest, et te pärast pikka päevatööd jaksate, suudate, viitsite, olete. Ma olen teie andunud fänn ja nii mõnegi rühma vilistlane. Aga täna on antud mulle volitused õnnitleda teid Lääneranna gümnaasiumi poolt ning öelda teile, et mis iganes võiks olla, meie kõikide koolimajade uksed on teile avatud. Aitäh teile! Palju õnne, jubilarid!
osaleks siin, siis ta peaks kindlasti pika kõne, aga meie täname naiskoori dirigenti, sest tere! Olge head, Ave-Viia, Ülle ja Eelka. Tuli siia poole, ma ei kuidagi imelikult seljaga rahvas. Ma muidu ilus meeslased tahan minna. Nii, ma valmistasin ette väga pika kõne, aga kuna selle üritus on kestnud väga kaua, siis ma mõtlen kähku kõik ära. Et alustame Ülle sinust. Ma olen teda eluaeg väga austanud, õppinud tema käest, kuidas õieti kätega vehkida. Aga nagu te näete, ma ei saanud seda selgeks ja nüüd ma olen seal koori taga, ma end enam ette ei lubata. Aga ühte ma ei saa aru, kuidas pagan sa nii head välja näed, kui sa 80 aastat selle koori juhataja. Ave-Viiaga on selline asi, et ma tema üle ei julge nalja teha, sellepärast et kunagi üks paarkümmend aastat tagasi ütles ta ühe repliigi, mida ma mitte kunagi kellelegi öelnud ei ole. Tahate ma ütlen, mis ta ütles mulle? Kui ta võib öelda, okei. Ta ütles mulle, et tead, kui sa selle mesijutu ajamise järgi jätad, siis on sinuga täitsa normaalse suheda. Ma enam ei aja seda jutu. Ja Erika, ma olen alati öelnud, et mind ei ole kunagi ühtegi tantsurühma tahetud, sest ma ei pea rütmi. Aga tegelikult ma valetasin. Ma olin 3. klassis, kui me tantsisime segarühmas mingit sihukest tantsu, kus ma pidin hoidma eelneva tüdruku sellest selkusabast kinni. Aga kuna ma olin siis hästi sihvakas poiss ja see tüdruk oli imeväike, siis see saba kerkis nii kõrgele, et ma rohkem ei suutnud seda tantsu tantsida. Ja steppsõnugi rindu. Ei või. Muusika ja tants kõlavad kauem kui ükski hetk. Need jäävad südamesse. Tänukiri, armas Ülle. Naiskoor Leilo ja hobikoor ei või olla dirigent. Sinu käte liikumises sünnib harmoonia, mis ühendab hääled ja hinged. Täname, et oled loonud meie kooridele suuna, kõla ja eneseusu. Aitäh, Ülle! Muusika ja tants kõlavad kauem kui ükski hetk. Need jäävad südamesse. Tänukiri. Armas Ave-Viia. Naiskoor Leilo dirigent. Sinu käte liikumises sünnib harmoonia, mis ühendab hääled ja hinged. Täname, et oled loonud meie koorile suuna, kõla ja eneseusu.
teine tekst on. Muusika ja tants kõlavad kauem kui ükski hetk, need jäävad südamesse, see oli sama. Kallis Eerika, rahvatantsurühmad Midli-Madli ja Kirivöö juhendaja ja muidugi ka Hanjale, aga temal ei ole täna juubelit veel. Sinu juhendamisel on tants muutunud enesekindluseks, rõõmuks ja ühiseks hingamiseks. Aitäh, et oled meil olemas. Ja te võite kummardada. Ei, ma kutsuks veel korra siia siis naiskoori, kes on naiskoori boss? Esindaja. Rahvatantsurühm Midli-Madli. Ja hobikoor ei või olla? Kirivöö. Nüüd, kui aplausid on kõlanud ja jubilarid on meil endiselt säravamad kui lavaprožektorid, mis lähevad varsti õnneks vahetusse, on aeg liikuda järgmise rõõmusõnumi poole. Pidulaud ootab teid. Võtke ka julgelt suund Sammassaali ja pärast seda laske Kristiinal ja Valvo lustlikel lugudel end Peegelsaali tantsupõradele meelitada. Head isu ja kerget jalga. Aitäh teile! Veel tahetakse sõna üksed. Kirivöö tahtis Eerikat tänada veel kord. See on niisugune korv. Äkki on... Mitte äkki, ma arvan, et ongi tagamõttega, ta vahest toob meile proovida head. Et ütleme, et see on seenekorv, et siis äkki saame mõnikord seenevirukat või salatit, eks ole.